Viimased uudised ei kinnitanud rahu USA ja Iraani vahel, vaid tõid esile uue pingekolde selles kriisis. Nimi, mis hakkas Washingtoniga võimaliku kontaktikanalina levima, oli Mohammad Baqir Ghalibaf, Iraani parlamendi esimees. See info avaldati Donald Trumpi avalduse ajal, kus ta ütles, et suhtleb õigete inimestega Iraanis. Samal ajal kui Teheran jätkab avalikult eitamist, et käimas oleksid reaalsed läbirääkimised. Reuters, AP, Washington Post, Guardian ja Wall Street Journal on ühel meelel. Toimub kaudne vahendus. Sõnumeid vahetatakse vahendajariikide kaudu. Kuid seni ei ole avalikult ega kindlalt kinnitatud, et Trump ja Ghalibaf oleksid otsese kokkuleppe sõlminud. Kes on see tegelane, kes on sattunud arutelu keskmesse? Ghalibaf ei ole kõrvaltegelane. Ta on praegune Iraani parlamendi esimees, on olnud revolutsioonilise kaardiväe komandör, juhtinud riiklikku politseid ning olnud ka Teherani linnapea. Ta pole traditsiooniline diplomaat ega klassikaline mõõdukas. Ta on režiimi tuumikust, poliitilise kaalu, sõjaväelise tausta ja ligipääsuga võimule. Washingtonis paistab arvatavat järgmist. Kui Iraani süsteemi ühe tiivaga on üldse võimalik mingit vestlust pidada, see peab ilmselt käima läbi kellegi, kes tunneb julgeoleku valdkonda, poliitikat ja režiimi tagatubasid. Samal ajal, kui see kuulujutt hoogu kogus, eriti 2026. aasta 24. ja 25. märtsi paiku, pärast seda, kui Trump teatas avalikult, et Ameerika Ühendriigid räägivad Iraani õigete juhtidega ja et käimas on tulemuslikud läbirääkimised. Samas perioodis oli Iraani reaktsioon karm. Riigi sõjalise aparaadiga seotud ametnikud ütlesid, et Washington peab läbirääkimisi iseendaga. Püüdes diskrediteerida Ameerika narratiivi ja näidata sisepublikule, et Iraan ei allu avalikult Ameerika Ühendriikide survele. See vastuolu Trumpi sõnade ja Iraani eituse vahel on selle loo keskmes. See vaidlus toimub tegelikult mitte ainult sõjaväelisel rindel, vaid 3 rindel korraga. Esimene neist on avalik rinne, vastuoluliste avaldustega Washingtonist ja Teheranist. Teine on diplomaatiline rinne, riikidega nagu Pakistan, Türgi, Egiptus ja teised, kes tegutsevad vahendajatena, et viia sõnumeid ühelt poolelt teisele. Kolmas on Iraani sisemine rinne, kus sõda, majandussurve ja ebakindlus juhtimiskeskuse suhtes süvendavad vastasseisu. Vaidlus radikaalsete tiibade ja kompromissile avatud sektorite vahel, et vältida suuremat kokkuvarisemist. Reuters teatas, et kontaktid võivad toimuda Islamabadi kaudu ja keskseid otsuseid mõjutab jätkuvalt revolutsiooniline kaardivägi. Just siin tekibki kõige olulisem küsimus. Miks Trump räägiks või üritaks rääkida Ghalibafiga? Tõenäolisem vastus on pragmaatiline, mitte ideoloogiline. Sõja ajal. Washington otsib tavaliselt mitte ainult häid, vaid ka kasulikke ja tõhusaid vestluspartnereid. Sellisel juhul oleksid need inimesed, kellel on piisavalt autoriteeti süsteemi mõjutamiseks seestpoolt, isegi kui neid ei peeta demokraatideks või reformistideks. Ghalibaf paistab silma tugeva mehe profiili, administraatori kuvandi, sõjalise kogemuse ja poliitilisele eliidile ligipääsu poolest. Valgele majale, mis soovib sundida režiimi ümberkorraldamist, ilma et tingimata kogu Iraani riigistruktuuri laiali saadaks. Ta võib tunduda teistest tegelastest läbirääkimisteks sobivam. See on siiski strateegiline tõlgendus, mitte tõend selle kohta, et ta oleks juba Trumpiga midagi kokku leppinud. Kas selle huvi taga on veel mõni põhjus? Tänapäeva Iraan ei tegutse täiesti ühtse blokina. Reuters tõi esile, et revolutsiooniline kaardivägi on suurendanud oma mõju kriisi lahendamisel ja karmistanud läbirääkimiste joont, nõudes tagatisi, kompensatsioone ning keeldudes raketiprogrammile piiranguid seadma. See tähendab, et kaudsetest kontaktidest hoolimata peab iga poliitiline kanal läbima ohtliku maastiku, kus on vetod, umbusaldus ja võimuvõitlus. Kui Ghalibafi tõesti sillana katsetatakse, võib see viidata, et Ameerika Ühendriigid otsivad sisemist lõhet või vähemalt püüavad nad tuvastada,
kes suudab endiselt rääkida süsteemi olulise osa nimel. Aga sellel hüpoteesil on üks suur probleem. Ghalibaf ei juhi Iraani üksi, ta on tähtis, kuid mitte režiimi tipus. Tegelik võim on endiselt koondunud sügavamatesse struktuuridesse, eriti kõrgeima juhi ja revolutsioonilise kaardiväega seotud julgeolekuaparaadi kätte. Hiljutistes reportaažides küsitletud analüütikud märgivad, et parlamendi esimeest võib Ameerika poolelt isegi võimaliku partnerina näha. See ei tähenda, et tal oleks vabadus kokkuleppeks või poliitiline ellujäämisvõime. Kui sisemised rivaalid tajuvad teda kui kedagi, kes on liiga valmis järeleandmisi tegema. Teisisõnu, isegi kui tema nimi on radaril, ei lahenda see peamist probleemi, milleks on teada saada, kes suudab tegelikult tagada mis tahes kokkuleppe täitmise. Reuters teatas, et isegi kui Trump mainis läbirääkimisi, jätkusid rünnakud ja vasturünnakud. See tähendab, et diplomaatia liigub sõjaküla saatel edasi. See muudab kõike, sest igasugune läbirääkimine sellises olukorras võib sündida nõrgana. Sõjalised arengud võivad selle kõrvale tõrjuda või seda võidakse kasutada vaid taktikalise vahendina, et aega võita. Igaüks, kes räägib Iraani nimel, peab selle teemaga tegelema, sest see hõlmab naftat, valuutat, ülemaailmset kaubandust ja strateegilist väljapressimist. Kui Trump otsib kedagi nagu Ghalibaf, võib see olla, sest ta soovib kellegagi suhtluskanalit, kes mõistab, et Iraani süsteemi püsimine sõltub majandusliku kokkuvarisemise vältimisest. Lõppkokkuvõttes küsimus, miks just Ghalibaf? Sellele on karm ja lihtne vastus. Sest ameeriklaste silmis võib ta olla kanal, mille kaudu pidada läbirääkimisi režiimi toimiva osaga, ilma et peaks sõltuma tegelastest, kes on täna isoleeritud, nõrgad või võimuta. Kuid veel olulisem küsimus, kas see võib õnnestuda? Hetkel pole avalikku alust seda väita, kuid on märke vahendamisest. Ameerika paketi viiakse Iraani. On tugevad kuulujutud, et Islamabad on kontaktide toimumise kohaks. On teateid, et Washingtonis jälgitakse Ghalibafi, kuid samas on ka Iraani ametlik eitamine. Sügav usaldamatus, revolutsioonilise kaardiväe kasvav mõju ja käimasolev sõda. Seega, seni pole olemas tõendeid selle kohta, et Trump juba sõlmiks kokkulepet Iraani parlamendi esimehega. Tegemist on ohtliku arenguga, kus Ghalibafi nimi ilmub võimaliku sillana, võimaliku Ameerika panusena ja võimaliku sisemise võitluse keskpunktina. Välisvaatlejad peavad fakte mürast eristama. Fakt on see, et Washington räägib kontaktidest, fakt on see, et Teheran eitab, fakt on see, et Ghalibaf on süsteemi mõjukas nimi, fakt on see, et kaudne vahendus on käimas. Ülejäänu kuulub praegu veel hüpoteeside tundlikku valdkonda.